tere! Mina olen Marielle. Puhas toit. Tagasipöördumine lihtsuse juurde. Väljend vanasti oli kõik parem ei ole alati nostalgia või liialdus. Sellel on oma tõepõhi. Eriti kui räägime toidust. Võib-olla ei olnud muru alati rohelisem, aga toit oli kindlasti lihtsam, puhtam ja toitaineterikkam. Iidsete kultuuride toitumist iseloomustas üks väga oluline joon. Kohalik ja loomulik toit. Inimesed sõid seda, mida loodus pakkus. Marju, pähkleid, taimi ja loomset toitu. Kui loom saadi kätte, kasutati sellest kõik ära. Liha, maks, süda, neerud. Tänapäeval sageli alahinnatud siseorganid olid tegelikult väga toitainerikkad. Sisaldades näiteks rohkelt vitamiine ja mineraale. Toit oli värske. See ei rännanud tuhandeid kilomeetreid ega seisnud nädalaid laos. Ja siin peitubki üks oluline erinevus. Mida pikem on toidu teekond põllult taldrikule, seda rohkem kaotab see oma toiteväärtusest. Mida näitasid varased uurijad? Üks tuntumaid varajasi toitumise uurijaid oli Weston A. Price, kes reisis 20. sajandi alguses üle maailma. Uurides traditsioonilisi rahvaid. Tema tähelepanek oli lihtne, kuid võimas. Rahvad, kes sõid töötlemata ja traditsioonilist toitu, olid tugevate hammastega, hea tervisega, ilma tänapäevaste krooniliste haigusteta. Kui nende toitumine muutus ja menüüsse tuli rafineeritud suhkur, jahu ja töödeldud toit, hakkasid kiiresti ilmnema hambaprobleemid, deformatsioonid, kroonilised haigused. Tema analüüs näitas, et traditsiooniline toit sisaldas võrreldes tollase tööstusliku toiduga kordades rohkem rasvlahustuvaid vitamiine nagu A ja D. Rohkem mineraale nagu kaltsium ja magneesium, mõnel juhul isegi kordades rohkem mikroelemente. Kuidas me siia jõudsime? Inimkonna toitumine muutus oluliselt umbes 10 000 aastat tagasi, kui hakati tegelema põllumajandusega. Teraviljad muutusid kättesaadavaks, neid sai säilitada ja need andsid energiat. See oli ellujäämise seisukohalt suur samm edasi. Kuid samal ajal vähenes toitumise mitmekesisus, suurenes sõltuvus ühest toiduallikast, vähenes mõnede toitainete tarbimine. Tänapäeval oleme liikunud veel ühe sammu edasi. Ultratöödeldud toidu ajastusse. Ultratöödeldud toit, mugavus versus tervis. Kaasaegne toit on loodud kestma kaua, olema odav, maitsema hästi, olema kiiresti kättesaadav. Kuid sellel on hind. Uuringud näitavad, et ultratöödeldud toidu kõrge tarbimine on seotud ülekaalu ja rasvumisega, teise tüübi diabeedi riskiga, südame-veresoonkonna haigustega. Selline toit sisaldab sageli rafineeritud süsivesikuid, lisatud suhkruid, töödeldud rasvu, vähe kiudaineid ja mikrotoitaineid. Lisaks mõjutab see ka söömiskäitumist. See on disainitud nii, et tahaksid seda rohkem ja rohkem. Uus probleem. Aeg. Tänapäeva inimene ei pruugi süüa halvasti teadmatusest, vaid ajapuudusest. Kiire elutempo, valmis toit, snäkikultuur. Uuringud näitavad, et ajapuudus viib sagedamini kiirtoidu valikuteni, väiksema puu- ja köökviljade tarbimiseni. Kuid paradoksaalselt ei võta päristoidu valmistamine sageli palju rohkem aega. Puudub lihtsalt harjumus ja oskus. Puhas toit. Mida see tegelikult tähendab? Puhas toit ei tähenda keerulisi reegleid. See tähendab võimalikult vähe töödeldud toitu, võimalikult värsket ja kohalikku toorainet, lihtsat valmistamist. Päris koostisosi. See võib olla liha, kala, munad, köökviljad ja marjad, pähklid ja seemned ning naturaalsed rasvad. Huvitav nüanss, loomade toit võrdub sinu toit. Kaasaegne loomakasvatus mõjutab otseselt toidu kvaliteeti. Näiteks teraviljal kasvatatud loomadel on vähem omega-3 rasvhappeid. Rohumaal kasvanud loomadel on parem omega-6 ja omega-3 tasakaal. Uuringud on näidanud, et rohusööda peal kasvanud loomade liha võib sisaldada rohkem omega-3 rasvhappeid, rohkem antioksüdante, paremat rasvhapete profiili. Kaasaegne teadus kinnitab vana tarkust. Tänapäeva toitumisteadus jõuab üha enam samade järeldusteni, mida vanad kultuurid juba teadsid. Toit ei ole ainult kalor, toit on informatsioon kehale, toit mõjutab hormoone, ainevahetust ja põletikku. Kokkuvõte. Puhas toit ei ole trend.
see on tagasipöördumine lihtsuse juurde. see tähendab vähem pakendeid, vähem koostisosi, rohkem päris toitu. ja võib-olla kõige olulisem mõte. keha ei vaja täiuslikku dieeti. ta vajab järjepidevalt paremaid valikuid. head tervist!